Nüüd järgmisena vaatame lähemalt, mida hakata pihta siis, kui on olemas kiusamisjuhtum ja seda tuleb asuda lahendama. No näiteks selline lugu. Õpetaja Kuusk sai lapsevanemalt telefonikõne. Hallo õpetaja! Minu last juba õppeaasta algusest saadik kiusatakse. Ta ei taha enam üldse kooli tulla. Kas teie seal koolis üldse ei ole mitte midagi märganud ja kas te saate nüüd midagi ette võtta? Nii ei saa ju jätkata. Õpetaja Kuusk on saanud endale ühe kiusamisjuhtumi, mida tuleb nüüd ilmselt lähemalt uurima ja lahendama hakata. Aga kuidas seda teha? Ilmselt kõigil õpetajatel on oma pagasis olemas mõned teadmised, mõned oskused, mõned võtted, mida teha siis, kui on kiusamisjuhtum. Nüüd järgmise väikese videoloenguga vaatame üle, mida on mõistlik teha kiusamisjuhtumite peatamisel ja millest võib olla hoiduda. Esiteks, õpetaja Kuusk on juba päris heas olukorras. Talle on teatavaks saanud, et kiusamine on toimunud. Lapsevanem andis teada ja see on suur asi. Sest igapäevases koolielus kiusamist tabada võib olla väga-väga keeruline. Ka lapsevanemad ütles ju õpetaja Kuusele, et last on juba õppeaasta algusest saadik kiusatud ja nüüd on seis nii hull, et laps ei taha enam kooli tulla. Kuidas selline asi saab juhtuda? Miks on nii, et õpetaja ei ole näinud, et juba nii pikalt on last kiusatud? Ja seda saab juhtuda väga lihtsalt. Seda on püütud ka natukene uurida. Siin selle slaidi peal viidatud uuringud on küll juba päris pikkade aegade tagant, aga puhtalt sellisel põhjusel, et hilisematel aegadel ei saa sarnaseid uuringuid enam korrata uurimiseetika tõttu, sellepärast et ka uurijal on kohustus juhtumitesse sekkuda, kui need mingil moel silme alla jäävad. Ehk siis kiusamisjuhtumite vaatlusuuringute tegemine tänapäeva uurimiseetikas on võimatu. Seetõttu siis ka need tulemused meile tulevad 90-ndatest. Aga mida me sellest ajast teame? Teame seda, et võiks isegi öelda, et reeglina enamasti õpetajad ei tea, kui nende klassis on kiusamine. Vahel isegi väikeste koolide õpetajad ütlevad, et meie kool on nii väike, me ju näeme kõike, me ju kõik teame kõike. Ja kui kiusamine on, me saame kohe teada. Väga hästi, kui saate teada, aga tegelikult on väga palju ka peidus. Ja sellel on ka päris mitmed objektiivsed põhjused. Et see väga vana uuring näitas, et õpetajad sekkuvad klassiruumist väljaspool toimuvasse kiusamisse ainult 4% juhtudest ja klassiruumis vaevalt 5%. Ja see on väga väike osa kõigist toimuvast kiusamisest. See teeb väga murelikuks, on ju. Mis meid lohutab, on see, et õpetajate teadlikkus kiusamise nähtusest on aastatega kõvasti paremaks läinud ja ilmselt nüüd ka märkamise näitajad võiksid olla paremad, aga ilmselt mitte radikaalselt. Kuna õpetajate juhtumitesse sekkumise protsent on olnud väga madal, siis on see endaga kaasa toonud ka selle, et kiusamise all kannatavad lapsed sageli ei usu, et õpetaja saab midagi teha, kui kiusamine parasjagu toimub. Nad ei usu, et õpetaja saab aidata. Ja seetõttu jätavad rääkimata. Kannatavad vaikides. Ja ei räägi isegi vanematele, sellepärast et kardavad vanemate reaktsioone, kardavad, et vanemate sekkumine teeb asja hullemaks või kardavad ka vanematele muret valmistada. Hoiavad endale, kannatavad vaikides, kuni ei jaksa enam kannatada. On veel põhjuseid, miks õpetajale ei räägita kiusamisest. Ei räägita sellepärast, kui õpilased arvavad, et neid ei usuta. Või nad kardavad, et kaaslased saavad teada, et just nemad rääkisid ja sellele järgneb kättemaks. Ja sellised hirmud peegeldavad väga hästi seda, et ennetustöö jätab soovida. Ennetustöö on olnud nõrk. Ehk siis, kui me siin ennetuse plokis rääkisime klassis normatiivsete hoiakute kujundamisest, suhtumisest, et kiusamisest rääkimine on väga oluline, väga hea, väga okei ja abipalumine on parim asi, mis sa teha saad, siis sellisel juhul need normid ei kehti. Need ei ole piisavalt toitu saanud, kui lapsed kardavad õpetajale rääkida või ei usu, et sellest kasu tuleks. Nüüd, miks õpetajatel on keeruline kiusamist tabada? Miks see jääb nende eest varjatuks?
Hästi oluline on see, et väga suur osa tehaksegi teadlikult kiusajate poolt täiskasvanute eest varjatuna. Valitakse sellised kohad tegemiseks, kus täiskasvanutele vahele jäämine on vähetõenäoline. Sest kui ma teen seda täiskasvanute nina all, siis on väga suur tõenäosus, et mind peatatakse, minu tegevus ei saa soovitud tunnustust ja ma ebaõnnestun kiusajana nii-öelda. Ehk siis seda tehaksegi teadlikult varjatult. Teine pool on see, et õpetajad ei taju kiusamist samamoodi kui õpilased. Ehk siis nad kas alahindavad teatud probleeme või tegelikult ei saagi aru, et siin on kiusamine. Näiteks, mida uuringud näitavad, on see, et kui õpetajad hindavad päris tõsiseks füüsilist ja sõnalist kiusamist, siis kaudset suhetega seotud kiusamist kiputakse päris oluliselt alahindama. Seda ei peeta nii tõsiseks, kuigi noorte endi hinnangud seal kõrval ütlevad, et see suhetega seotud kiusamine võib olla vahel palju rohkem haiget tegev, kui võib olla otsene füüsiline kiusamine. On õpetajaid, kes ikka veel peavad kiusamist suureks kasvamise normaalseks osaks. Meie lapsepõlves kiusati, ilmselt kiusatakse tulevikus ka. Kiuse siis nii peabki olema ja kiusamine teeb tugevaks. Kui vaadata seda, mida uuringud ütlevad kiusamise tagajärgede kohta, siis sedasi uskuda on väga ohtlik. Lapsed jäävad abita. Ja kolmas tahk on siin see, et õpetajad ei pruugigi aru saada, isegi kui kiusamine toimub nende endi nina all. Ehk nad ei oska alati tajuda seda kiusamise kontekstuaalset keelt. Näiteks igas klassis võivad kujuneda välja omad paroolid, omad slängisõnad, mis võib-olla tavalisele kõrvale täiskasvanud inimesele tunduvad täiesti normaalsed sõnad, neutraalsed sõnad, aga seal klassigrupi sees on mingisuguse loo tõttu saanud väga halvustava või inetu tähenduse. No näiteks sõna lohakas. Üks tüdruk hõikab teisele tüdrukule üle klassi, sa oled lohakas. Õpetaja kehitab õlgu, mõtleb, viitas tema korraarmastusele. Aga kui õpetaja tunneks natukene slängi, siis ta saaks aru, et tegelikult lohakas ei tähenda mitte ainult seda, et asjad on korratud, vaid seda, et need meesterahvastega suhted on väga kerged tulema. Ehk siis me isegi ka kõige parema tahtmise juures täiskasvanutena ei pruugi mõista seda keelt, mida noored omavahel räägivad. Räägivad üldiselt või räägivad selle grupi sees. Ja mida me saame teha, on see, et me teritame oma pilku erinevatele sotsiaalsetele reaktsioonidele. Kui klassis miskit toimub ja keegi võpatab, reageerib ebamugavustundega, siis võiksid õpetajal minna antennid tööle. Mis nüüd siin juhtub? Ja kui te nüüd meenutate ka eelmist loengut sellest, et kuidas üldse märgata kiusamist, kuidas üldse sellest aru saada, siis seal te saite mitmeid vihjeid ja viiteid sellele. Mida teha siis, kui on kahtlus? Aga nüüd õpetaja Kuusel on aga selline lugu, et kiusamine on olemas, ei mingit kahtlust. On kestnud päris pikalt, vanem on mures, tõsised tagajärjed. Mida nüüd teha? Kõigepealt esmalt üldised põhimõtted, mida on hea taustas meeles pidada ja mis aitavad sul teha valikuid, otsustusi oma tegutsemisviiside osas. Esimene põhimõte. Kiusamine on alati täiskasvanute asi. Kiusamine ei ole mingisugune lihtne suhtlemise probleem või konflikt, mida me saame jätta laste lahendada. Sellele on iseloomulik jõudude ebavõrdsus, kannatav laps on nõrgemal positsioonil ja vajab siin jõustavat täiskasvanu abi. Samamoodi vajab peatavat abi ka kiusaja. Ja samamoodi vajavad turvatunde taastamist kõrvaltvaatajad. Kiusamine on alati täiskasvanu asi, me ei saa seda jääda kõrvalt vaatama. Kui ma asun tegutsema õpetajana, siis ma pean hoolikalt läbi mõtlema oma teod. Ja just selles plaanis, et ma peaksin hoiduma trauma suurendamisest. Ükskõik, mis ma teen, ma ei tohi suurendada kannatusi. On meiegi lauale jätkuvalt jõudnud lugusid, kus kiusamise osas abi paluma tulnud laps tuuakse klassijuhataja poolt klassi ette ja palutakse siis näpuga näidata, kes need olid, kes sulle liiga tegid. Esiteks ilmselt laps ei suuda seal klassi ees midagi teha ja teiseks tema trauma suureneb. Ehk siis kannatava lapse teiste ette toomine või tegijaga vastandamine on traumat suurendavad tegevused.
Kui on kiusamise lugu ja kool asub tegutsema, siis tuleb kindlasti teavitada vanemaid, nii kannatava lapse kui ka tegijate vanemaid. Seda tuleb teha väga tundetaiplikult. Tasub vältida mõistete ohver ja kiusaja kasutamist, pigem kirjeldada, mis kuskil kellegagi seoses täpselt toimunud on ja kaasata vanemaid siis oma lapse toetamisse. Hoida neid infoväljas, mida kool teeb ja kuidas sellega läheb. Ja kindlasti, kui juhtum saab lahendatud, siis ka sellest lapsevanematele kokkuvõtte koju saata, sest hästi sageli me kuuleme lapsevanematelt tagasisidet, et kool midagi tegi, aga mis sellest sai, me ei tea. Ehk siis, kui asume kiusamist lahendama, siis viime selle lahendusprotsessiga lapsevanematega koostöös lõpuni. Kui on juhtum klassis, siis on väga sageli vaja kaasata koostöösse ka kolleegid. Esiteks, et saada paremat pilti, mis on toimunud, mida keegi on märganud ja tegelikult kaasata neid ka juhtumi lõppemise jälgimisse, ehk siis klassijuhataja silmad ei ulatu igasse tundi ja on väga väärtuslik, kui kolleegid oskavad jälgida, kas selles tunnis laps sai õppida turvaliselt või toimus jälle midagi. Alati on väga abiks see, kui on õpetajal olemas oskused, kui on olemas näiteks kas või konkreetsete lahendusmudelite kasutamise oskused ja teadmised. Sellest me räägime kohe ka edasi. Ja kui valida, mis teed minna, siis uuringud üheselt näitavad seda, et üheskoos lahenduste otsimine, kokkulepete tegemine, käitumismuutmise võimaluse andmine mõjub palju paremini juhtumit lõpetavalt kui karistamine. Sest karistamine ei õpeta käitumist muutma. Karistamine ütleb, et nii ei tohi, aga kuidas edasi käituda, seda ei ütle. Nii et erinevad lahenduskesksed mudelid ja sekkumised töötavad siin kõvasti paremini. Ja parimad praktikad maailmast rõhutavad seda, et igas koolis võiks olemas olla ühiselt läbi räägitud, kokku lepitud juhtumitesse sekkumise astmestik, alates sellest, et lihtsamate juhtumite puhul saab esimesed sammud ära teha klassijuhataja, kuni selleni, millal kutsuda appi politsei ja millal kaasata juhtkond ja mida teha siis, kui juhtum ikka veel ei lõpe. Seda astmestikku kohe järgmiseks vaatamegi. Vaatame nüüd lähemalt, millest võiks koosneda koolis kiusamisjuhtumitesse sekkumise astmestik. Kui me vaatame erinevaid kiusamise lugusid, siis nad on erineva raskusastmega. Umbes 85% on selliseid mõõdukaid või väga kergeid juhtumeid, mis on lühiajalised ja kus ei ole saanud see vaenusuhe väga palju veel kahju teha või väga sügavale juurduda. Ja need on sellised juhtumid, kus enamasti sekkub esmalt oma klassijuhataja olukorda hinnates, viies läbi individuaalsed vestlused osapooltega. Ja jällegi võiks toimuda siin vanemate teavitamine, aga vahel on vajalik kehtestada ka kergeid tagajärgi, näiteks tehtu heastamist, kui on kellegi lapse esemeid rikutud näiteks. Ja nende lugudega enamasti saab õpetaja päris edukalt ise hakkama. Natukene keerukamate puhul tasub juba kaasata erinevaid konkreetseid meetodeid, näiteks Eesti koolides osades on kasutusel ühise mure meetod, aga ka õpetajaid on treenitud kiva meetodeid kasutama. Ja üks võti siin õpetaja jaoks on ka klassis siis võimalike kaitsjate jõustamine ja klassis uuesti kiusamise peatamise normi üles kergitamine. Nüüd kuskil 10% juhtumitest on sellised tõsisemad juhtumid, mis on võib-olla kestnud pikemat aega, olnud karmimate tegudega või siis ei ole sellest õpetaja sekkumisest olnud piisavalt abi, ehk siis juhtum ei ole lõppenud pärast klassijuhataja vestlusi näiteks. Ja see on siis see tase, kus siis kutsutakse appi kooli enda tugispetsialistid, näiteks koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, kes parasjagu siis olemas on, kas koolis või kogukonnas. Ja neil on ka omad spetsiifilisemaid sekkumisvõtteid, juba varem viidatud ühise mure meetod, kiva meetodid, on spetsialiste, kes oskavad kasutada motiveerivat intervjueerimist või siis ka, kui esimene kiusukriis on lahendatud, siis hiljem suhete taastamiseks ka taastava vahendamise lähenemist. Mingitel juhtudel võib ka teisi kiusanud õpilaste suhtes olla vajalik rakendada perioodilist käitumise tugikava, et soodustada teist kahjustava käitumise lõpetamist ja paremate käitumiste kasutusele võtmist. See on tasand, kus tuleks kaasata kindlasti juba lapsevanemad.
ja võib olla vajalik teha tõsiseid vestluseid kooli juhtkonda kaasates või ka rakendada tõsisemaid tagajärgi. Nüüd, millised tõsisemad tagajärjed koolis kasutusel on reeglina siis ära kirjeldatud kooli mõjutusmeetmete all. Väikesel osal protsentidel juhtumitest on aga nii keerulised lood taga, et siis koolimaja sisemistest ressurssidest ei pruugi piisata. Need on lood, mis võib-olla kohe esimesest hetkest on nii tõsised ja rasked, et on vaja näiteks kaasata hoopis politsei. Või siis need on nii keerulised mõlema osapoole tagataustas olevate murede tõttu, et selline tavapärane kiusujuhtumi lahendamine ei aita. Ja on vaja tegeleda siis eraldi veel mõlema osapoole oskuste abistamisega. Ehk siis nendesse juhtumitesse kaasatakse kooli tugispetsialistid ja juhtkond ja siis ka vajadusel majaväline spetsialist. Ehk siis see majaväline spetsialist võib olla siis osapoolte peresid toetav lastekaitsespetsialist või siis näiteks ka Rajaleidja keskustes kriisi lahendamise tuge pakkuvad spetsialistid. Väga äärmuslikel juhtumitel on ka Eesti koolides rakendatud kiusaja koolist eemaldamise praktikat õppenõukogu otsusega. Ja seda rakendatakse ennekõike sellisel juhul, kui miski muu ei aita kaasõpilaste turvatunnet tagada. See on väga äärmuslik ja väga erakordne ja seda saab ainult väga piiratud hetkedel kasutada. Nende raskete lugudega võib päris pikalt minna ja siin võivad täiendavad ka vaimse tervise spetsialisti abi vajada nii kannatav laps, nii tegev laps kui ka nende perekonnad. Ehk siis päris selliseid keerulisi komplekseid sekkumisi võib minna vaja selleks, et juhtum saaks lõppeda. Mida nüüd aga õpetaja ise saab teha? Vaatame natukene sinna sisse ka. Need sammud on universaalsed igale täiskasvanule, ehk siis need võiksid siinkohal praegu aidata nii õpetajat kui ka lapsevanemat. Ehk siis kui on kiusamine juhtunud ja sellest tullakse nüüd õpetajale rääkima. Esimene asi, mida õpetaja täiskasvanud inimesena nüüd tegema peaks, on see, et ma jään ise rahulikuks. Isegi kui see lugu mind ehmatab, ärritab, ajab segadusse või ka hirmutab, et minu toredas klassis on selline lugu, ma jään rahulikuks. Vajadusel hingan sisse välja. Minu ülesanne siin praegu on luua selle rääkiva lapse jaoks turvaline ruum, et ta saaks seda lugu jagada minuga täpselt nii, nagu ta on näinud, täpselt nii, nagu ta on võib-olla kogenud ja mina kuulan teda väga hoolega ja avatud meelega. Ma ei lähe kedagi süüdistama, ma ei hakka midagi urgitsema, ma päriselt kuulan. Ja sellist lähenemist ma kasutan siis, kui tuleb minuga rääkima laps, kes on kannatanud kiusamise all, aga ka siis, kui satub minu juurde laps, kes on ise kiusanud, või siis tuleb rääkima laps, kes on kiusamist pealt näinud. Kõigi puhul ma kasutan samu samme. Teine samm. Minu kui õpetaja, minu kui täiskasvanu asi on selgitada, et selline olukord on igal juhul tõsine ja kiusamine on igal juhul lubamatu. Meil ei ole mitte kellelgi õigust teha teist inimest tahtlikult ja korduvalt katki. Ja kinnitad sellele pöördunud lapsele, et sina soovid igati aidata kiusu lõpetada. Ehk sa oled tema jaoks olemas. Nii kannatavale lapsele kinnitad, et ma aitan su kannatused lõpetada, kiusanud lapsele ma aitan olukorda muuta nii, et see kiusamine saab ka sinu poolt lõppeda ja pealt näinud lapsele, et me loome nüüd olukorra, et kiusamine hakkab lõppema. Ja sealt edasi me saamegi koos lapsega otsida lahendusi kiusu lõpetamiseks. Ja esmalt ma alati kuulan ära, mis on lapse enda mõtted, mida ta ise näeb, mida saaks teha, mis juba praegu võiks aidata tema olukorda pehmendada. Nüüd koolides, kus on kasutusel KIVA meetodid, siis sarnaseid samme kasutab ka KIVA tiim ja kuulab ära lapse võimalused käitumist muuta. Miks on selline koht väga oluline? Miks me küsime kõigepealt lapse mõtteid? Esiteks, ainult nii me saame aru sellest, mis on enda lapse nägemus sellest, mis olukorras on võimalus, kus on tema enda kompetents. Selle kaudu me saame aru, mis on lapse jaoks oluline
ja me saame anda ka lapsele sellise võimaluse tunnetada ise oma vastutust ja oma võimalust olukorda muuta. Üheskoos lepime kokku järgmised sammud. Ja nende sammude kokkuleppimise juures me ei tohi ära unustada kooli ja kodu koostööd. Ehk siis alati, kui on koolis olnud kiusamine, siis palume, et lapsevanem annaks sellest koolile teada või alati, kui kooliperele õpetajatele saab teatavaks, et on lapsega seotud kiusamine, et siis õpetajad annavad sellest kodule teada. Vahel on küll hästi suur kiusatus mitte anda kodule teada, kuid arvestades seda, et kiusamine on nähtud, mis kipub korduma ja võib tuua endaga kaasa väga tõsiseid tagajärgi, on igal juhul alati soovitav siiski vanematele kodus märku anda. Me kohe anname teile ka ühe lisamaterjali, mis aitab seda märku andmist konstruktiivsemaks teha. Lahenduskokkulepped on tehtud, plaanid on olemas ja õpetaja asub tegutsema. Kas siis kasutama koolis välja kokku lepitud sekkumisastmestiku võimalusi, ühise mure meetodeid, kivameetodeid ja nii edasi, mis parasjagu võimalused on. Ja tegutseb põhimõttel, et juhtum on lahenenud siis, kui kõik osapooled, nii kannatanud laps, kiusanud laps kui ka pealt näinud laps, tunnevad end jälle hästi. Et siis me saame lugeda juhtumi lõpetatuks ja anname sellest siis ka kodudele teada. Üks lahendusprotsessi näide. Me ei alusta kunagi sellest, et me toome loo klassi ette või et me paneme osapooled omavahel kokku ja hakkame seal siis vestlust vahendama. Need on liiga traumaohtlikud. Et näiteks ühise mure meetodid ja kivaprotsessid kasutavad sellist sammude jada, mis algavad vestlusest ohvriga. Ja vestlused on enamasti suhteliselt lühiajalised, seal ei minda sügavale kuskile süü otsimisse või tagamaade kaardistamisse, vaid väljendatakse osapoolele väga selget toetust, kogutakse kokku lapse nägemus toimuvast ja lepitakse kokku järgmised sammud, mis on meie plaan kiusamise lõpetamiseks. Sealt edasi tulevad ühekaupa vestlused oletatavate kiusajatega ja just nimelt oletatavatega, ehk siis meil kõigi puhul ei peagi olema 100% kindel, et ta on ise olnud kiusaja, vaid äkki ta on olnud see kaasaaitaja kannustaja rollis. Me teavitame, et kiusamisest me teame, et kiusamine toimub, me kavatseme selle igal juhul peatada, iga laps pakub välja oma plaani, omad sammud, mida tema saab teha selleks, et kiusamine saaks lõppeda ja kokku lepitakse ühine plaan. Aga siin me ei peatu veel, vaid kuna kiusamine on grupiprotsess ja kiusaja sageli ei toimeta üksi, või isegi enamasti ei toimeta üksi, siis tuleb kokku tuua ka need nii-öelda kiusaja tuumliikmed, kellega on ühekaupa juba vesteldud. Neid tavaliselt on 3-4 klassi peale. Ja selleks, et panna siis ka selles konkreetses grupis olevad normid ja kokkulepped ja kirjutamata reeglid teistpidi toimima, lumepall teistpidi veerema. Ja grupivestlustes tegijatega korratakse üle igaühe individuaalsed lubadused olukorra muutmiseks, kinnitatakse üle ühine plaan, ühine vastutus. Kuni selleni välja, et kui mina oma koolis neid vestlusi kunagi tegin, siis me leppisime omavahel ka nende tegijatega kokku, et mis juhtub siis või mida igaüks saab teha siis, kui ta näeb, et tema sõber ei pea kokkuleppest kinni ja hakkab uuesti neid kiusavaid tegusid tegema. Kui nüüd kasutada ühise mure või kivavestluse mudeleid, siis need vestlused toimuvad väga mõnusasti, väga koostöiselt ja enamasti väga tulemuslikult. Ja siis me anname aega muutuse loomiseks ise väga selgelt jälgides ja ka tegijatele märku andes, et me hoiame asjal silma peal. Enamasti on selline nädal aega päris piisav, et anda võimalust muutust ellu viia, muutust kogeda. Ja siis esmalt küsitakse kannatanud lapse käest, kuidas seis on, kas on midagi paremaks läinud või on kiusamine hoopis lõppenud. Ja kui on kiusamine lõppenud, siis saabki kenasti grupis vestlustega otsad kokku tõmmata, teha üks selline järelvestlus ja tänada osapooli tehtud pingutuse eest ning soovida, et selline rahumeelne olukord jätkub. Kui nüüd kiusamine ei ole lõppenud, siis on variant teha seda tsüklit veel mõne korra läbi, aga kui on ikkagi näha, et nii pehmest sekkumisest siin ei piisa, siis võib liikuda ka järgmisele sekkumise astmele ja kasutada juba tõsisemaid sekkumisi. Ja selle protsessi juures on väga tähtis siis ka vanemate kursis hoidmine, vanemate teavitamine esmalt sellest, et on juhtum ja me oleme asunud lahendama ja vanemate teavitamine ka sellest, kuhu tulemuseni me jõudnud oleme.
Et see on nagu väga-väga oluline. Nüüd üks teema on juhtumite dokumenteerimine. Tugispetsialistidel sageli on olemas omad dokumenteerimisvormid erinevate juhtumite ja protsesside kohta ja ka kiusamisjuhtumite kohta soovitatakse hoida dokumenteeritud märkmeid. Ühelt poolt selleks, et näha, kuidas suhete ajalugu on kulgenud, aga teiselt poolt ka kooli kaitseks. Ehk siis ka Eestis on olnud juba juhtumeid, kus kooli on kaevatud kohtusse sellepärast, et vanemad leiavad, et koolis on laps jäetud kiusamise korral abita ja siis on väga oluline, kui koolil on mingilgi moel võimalik näidata, milliseid samme juba on koolis kiusamise vastu astutud ja siis juba lähemalt vaadata ka, kas siis neist on abi olnud või tegelikult ei ole. Nii et dokumenteerimise võiks ka oma majas kenasti läbi arutada ja kokku leppida. Nüüd, kui te annate teada juhtumitest lapsevanematele, siis Kiva koolides on kasutusel miniõpik lapsevanematele, mis on vabalt veebis kõigi koolide jaoks saadaval ja mida võivad ka kõik teised koolid, ka need, kus Kiva programmi kasutusel ei ole, täiesti lahkelt kasutada. See on väga hea ja kompaktne materjal, mis on lapsevanematelt palju positiivset tagasisidet saanud. Seal on nii üldine teave selle kohta, mis üldse on kiusamine, üldine teave selle kohta, kuidas vanemad ühelt poolt saavad ise juba kodus ennetustööd teha ja mida nad saavad teha siis, kui laps parasjagu kiusamist kogeb. Pluss seal on ka lühikesed esmaabijuhised selle kohta, kuidas aidata oma last, kui see puutub kokku kiusamisega, olles siis kas kannatamas, sattunud teisi kiusama või siis ka pealt nägema. Ja on olemas ka juhised koostööks koolidega. Et see on materjal, mida me soovitame ka igale õpetajale.